Tervist! Täna siis järjekordne live ja teemaks on siis liikumine ja täpsemalt, millest ma rääkima hakkan täna ja mida ma näitama hakkan. Nagu te näete, mul on trenniriided seljas ja need ei ole ilmaasjata mul seljas, vaid ma näitan siis eelmise nädala kolmapäeval, oli vist kolmapäeval, panin postituse 5 lihtsast harjutusest, mida sa võiksid teha, et kas siis kodus, kontoris, miks mitte, kui sa leiad kas või 10 minutit või natukene rohkem, olenevalt sinu tasemest ja kui väga sa seda siis soovid, kui palju sa soovid või hakkad trenni teha, et vastavalt sellele sa saad siis hakata, sa võid neid harjutusi teha. Selleks ei ole sul vaja absoluutselt palju kalleid, keerulisi vahendeid sellest, kui sul on olemas selline kummilint, matt, kes soovib, see ei ole hädavajalik, on ju, ja siis ilmselgelt oma keha raskus. Et need asjad võiksid sul olemas olla, siis sa saad väga lihtsalt teha neid asju. Ma vaatan, et inimesi liitub ja ootaksin natukene, kuni siis tuleb jälle umbes 50 inimest täis, et siis ma alustan uuesti ja teen natukene pikema sissejuhatusega. Aga seni, kuni me ootame, kui te soovite, võite panna oma küsimusi mulle siia kirja, millele ma vastan meeleldi. Eelistatud on liikumisteemalised küsimused, kuid võib ka küsida teisi küsimusi, mis teile tunduvad huvitavad, et tahaksite nendel teemadel minu arvamust või siis kogemusi või siis teadmisi omandada. Ja siinkohal võiksin öelda seda, et ma panen siis, ütlen ära ka, et nii kaua, kuni me veel inimesi ootame, et kes tahab natukene paremini aimu saada, millest siis täpselt täna juttu tuleb, siis ma kohe postitan selle lingi ka siia samasse laivi, et te saaksite näha, lugeda kiiresti läbi, see on lühike postitus, kiiresti saab selle läbi lugeda ja siis te olete juba natuke rohkem kursis sellega, mis siin toimuma hakkab. Ja lisaks sellele võiksite muidugi lugeda ka eilset postitust, milles ma siis kirjutasin, et istuv elustiil, millega see võrreldav on ja kui kahjulik see tegelikult on. Ja see treeningkava sobib ideaalselt inimestele, kellel mingil põhjusel senini, ma ei tea, mis põhjus see olla võiks, et ei liiguta piisavalt, ehk siis ei tee trenni. Seega see sobib ideaalselt. See, mis ma siin täna näitama hakkan, sellele ei saa mingeid vabandusi olla. Muidugi, kui on mingid ise eripärad kehal, on ju, mis ei luba neid harjutusi teha või on põlved, õlad, küünarnukid kuskilt haiged, on ju, et siis tuleb ikkagi konsulteerida jällegi spetsialistiga, kes siis leiab teile sobivad harjutused. See ei pruugi kõigile sobida, aga ma usun, et see sobib enamikele. Sellepärast, et nii palju, kui ma oma inimestega töös kokku puutun, siis need on üpriski lihtsad asjad, mida tegelikult teha saab. Nii, inimesel rohkem ja ühesõnaga, need, kes on just liitunud, ütlen siis uuesti, et soovitaksin lugeda, me ootame veel mõned minutid, et soovitaksin veel lugeda kiiresti selle lingi siis, selle teksti, mis seal on, selle lingi all, et soovitaksin selle läbi lugeda kiiresti, vaadata, millised need harjutused on, mida ma näitama hakkan ja siis te saate juba kohe kõike näha neid asju laivis. Ja julgesti pange küsimusi ka ja ma näitan iga harjutuse ära, kui seal tekib küsimusi. Ma näitan ka natukene süvitsi, sellepärast, et tekst, mis mul seal blogi iga harjutus juurde pandud, on üpriski lühikene, aga ma näitan natukene lihtsustatud ja võib-olla ka keerulisemaid variante mingitest harjutustest, mida võib-olla soovivad näha edasijõudnumad, kes on võib-olla füüsilist üpriski aktiivsed, on ju, ja võib-olla siis keegi, kes ei ole väga aktiivne, talle tundub see asi natukene raske, isegi põlvede pealt kätekõverdus, aga ka seal on võimalik algust teha millegi lihtsamaga. Nii, ja kohe ongi 50 inimest täis ja siis me alustame. Nagu ma ütlesin, vaja läheb siis matti. See ei ole nagu hädavajalik, aga siiski ma arvan, et see võiks olla olemas. Ja kummilint võiks ka olemas olla. Nii, ja ma arvan, et alustame. Esimene harjutus on siis karu. Ma saan aru, et sellest on võib-olla tõesti natukene raske aru saada, mis asi see täpselt on, aga ma näitan teile siis selle harjutuse praegu ette ära, kuidas see täpselt käib. Ja siin tuleb päris mitmele asjale tegelikult keskenduda, aga kui te seda teete, siis see harjutus mõjub tegelikult väga hästi ja võtab terve keha ilusti läbi. Aga ennem harjutust alustamist võiks teha tegelikult dünaamilised venitused ka ära.
Ja see tähendab siis seda, et rahulikult kõik niimoodi venitate kaela läbi, niimoodi üles-alla, kaela ringi, ma ei soovita teha. Ja siis lihtsalt üle vaatamine. Järgmiseks siis käed niimoodi siit vehkida üles-alla. Umbes minul on tegelikult juba soojendus tehtud. Ja siis üles-alla ka käed liigutada, et ülakäesed kõik lihased saaksid natuke venitada ja kokku tõmmata. Ja siis sama asja võib seistes ka teha, et tõusete reaalselt püsti. Nii, haarate millegist kinni siit on ju. Näiteks ma võtan siit oma telekast kinni, natukene pööra. Nii, võtan siit telekast kinni, aga ma soovitan, et see, millest te kinni hoiate, võib-olla natukene parem pind kui televiisor, eriti kui te esimest korda teete. Siis lihtsalt panen käed selle peale ja niimoodi liigutan lihtsalt jalga, 10 sekundit, teisega samamoodi ja siis lihtsalt ette taha. Et sellised hästi lihtsad venitused soovitan ette ära teha. Ja nüüd asume esimese harjutuse juurde, milleks on siis karu. Nii. Nüüd peaksid näha olema. Ja selleks, nüüd ma panen siia alla, vabandust, kui kaamera natukene väriseb, aga loodan, et saame hakkama. Ja kindlasti soovitan panna ka trennijalatsid, sellepärast, et kui teil on selline põrand, mis on selline võib-olla natuke libe puidust on ju, et kui te hakkate seda sokkides või paljajalu tegema, et kui näiteks tall läheb higiseks või siis sokk hakkab libisema, et seda pole vaja on ju. Seega ma soovitan mingisugune treeningi jalas panna või kui teil on vaip, mis ei libise, siis saab täiesti niimoodi ka hakkama. Nii, aga esimene harjutus siis, karu. Nii. Selleks on siis niimoodi, oled sirgete käte peal, niimoodi, et käed on õrged all ja tood põlved on kõverad, selg on hästi nõgus, kõhulihas on pingur ja nüüd mida ma siit tegema hakkan, on see, et ma viin siis näiteks hetkel vasaku käe ja parema jala viin ette. Astun niimoodi ette ja astun tagasi ja siis parem käsi ja vasak jalg. Ja ette. Ja niimoodi, kordame üle. Ja kes soovib, võib seda harjutust teha ka tagurpidi minnes, ehk siis siit niimoodi ja lähen 1, 2, nii. Noh, see oli mõnus, tõmbab kohe kergelt nagu pulsi ülesse, hingamise natuke raskemaks, nagu te ka kuulsite, aga täiesti sobiv esimeseks harjutuseks, ei ole mingit liigset kõverdamist, pingutamist, venitamist, et tõmbab keha korralikult soojaks, ühesõnaga valmistab lihased ette järgnevateks harjutuseks, mis on natukene dünaamilisemad, kus on rohkem lihaste või nii-öelda keha, lihased liiguvad suurema amplituudiga. Nii, järgmine harjutus siis, mida ma tahaksin näidata. Ja muideks üks küsijatest, kes tundis huvi selle vastu, oli siis Riina Lillend, kellega mul oli au kohtuda vist meie, kui ma õigesti mäletan, esimesel edukate lõunasöögil ja meil on homme ka tulemas, nii et homme õhtul samal ajal saame istuda jälle toredate inimestega, süüa head toitu ja rääkida kõigest heast ja paremast, mis kaasneb tervisliku toitumise ja treeninguga ja üldiselt elustiiliga. Nii, järgmine harjutus, ma loodan, et see postitus on ka lahti, on tagurpidi väljaasted. Minule meeldib selle kohta öelda ka tahaaste. Nii, selleks ma soovitan kasutada matti, sellepärast, et jällegi teha täis amplituudiga seda harjutust, siis tuleks tagumine põlv maha ära puudutada. Ja kui see maapind on selline kõva nagu mul, siis on hea, kui oleks mingisugune pehme matt või siis miks mitte ka vaip all on ju, kes tahab, saab seda veel väljas edukalt teha muru peal, et te põlve lihtsalt ära ei löö seda vastu kõva pinda, kui te seda harjutust teete. Mida ma siis teen, on see, et laotan mati siia nüüd lahti. Nii. Ja siis siin. Ja tegelikult, mis siin tähtis ongi, on see, et te näete, kuidas siit jalg liigub, ehk siis siit astun ja nüüd astun vahet pole kumba jalaga, igal juhul. Kes tahab, võtta muidugi raskused kätte, hoiab siis neid all, tõstab üles rinnakõrgusele ja siis siit niimoodi astun tagasi. Selg on sirge, kõht on sisse tõmmatud ja üles tagasi ja niimoodi kordamööda. Hästi rahulikult, kiirustada pole vaja, see on üpriski raske harjutus, kui see pole kunagi
varem sellist harjutust teinud, on ju, et reiel annab päris kiiresti tunda ja tuharalihas ka kõrdlasti. Ja siis siit niimoodi kordumööda lihtsalt teed. Minnes alla, hingad sisse, tulles ülesse, hingad välja. Nii. See oli lihtne. Kas kellelgi on küsimusi nende 2 harjutuse kohta? Kui on, siis palun pange julgesti kirja või näidata lihtsamaid variante, kuidas neid teha. Kuigi selle harjutuse puhul, mis ma nüüd näitasin tahaaste, ega seal ausalt öeldes väga lihtsamini ei saa, sellepärast et ainuke variant on see, et kuidas te raskemaks saate seda teha, on siis see, kui te võtate raskuse kätte või kasutate kummilinti või noh, ühesõnaga mingit lisaraskust. Või siis teete kiiremini, teete rohkem, et see kõik tõstab nagu selle harjutuse intensiivsust. Aga muidu tegelikult see ei ole väga raske harjutus, kui te olete trenniga vähegi sina peal. Ei ole vaja palju kordusid teha, 10 kordusest 5 ja 5, nii-öelda ühele jalale 5, teisele jalale 5. Kui te kordumööta teete või ühe jala korraga, teise jala korraga, et sellest peaks piisama väga hästi. Nii, 3. harjutus, kätekõverdused. Siin ma näitan nüüd paar variatsiooni ära, kuidas siis võiksite, ma näitan kõigepealt selle keskmise versiooni ära, mis on siis põlvede pealt, siis ma näitan lihtsama versiooni ära, kes ei jaksa hetkel põlvede pealt teha ja siis peale seda ma näitan lihtsalt täiesti tavalise kätekõverduse ära. Nii et alustame. Jällegi pidin kaamerat natuke liigutama. Nii, ja kõigepealt siis see kõige lihtsam, keskmine versioon. Selleks tuleks panna siis käed õlgadest natuke laiemalt, minna alla, hoida kõhulihased kergelt sisse tõmmatud, alaselg pingul, tuharalihased pingul, näete, põlved on mul maas, kes tahab, paneb jalad risti, kes ei taha, ärge pange, seal pole mitte mingit tähtsust. Ja nüüd siit, mida ma siis teen, on see, et kõverdan küünarnukke ja lähen täiesti alla. Ja mida siin tuleks jälgida? Tuleks jälgida seda, et õlg läheks sama madalale kui küünarnukk, sellepärast et sellest hetkest hakkab tegelikult rinnalihas üpriski efektiivselt tööle. Kui te lähete niimoodi, mida ma tihti näen, inimesed teevad, see on selline triitsepsile midagi, õlale, rinnale, igale poole natukene, pole neid mõtet väga teha, on ju. Nii, kes on siis juba tugevamad, teevad siis lihtsalt nii, et tõstavad põlved maast lahti, hoiavad ennast täiesti tiksirgelt, on ju, ja siis siit lihtsalt jällegi alla ja ülesse, on ju. Lähen alla, hingan sisse, tulen üles, hingan välja. Nii, ja nüüd nende inimeste juurde, kellel on siis, ütleme niimoodi, et sirgete jalgade pealt raske teha, kõverdatud põlvedega ka raske teha, siis räägin nüüd sellest ja sellest ei räägita tegelikult üldse väga tihti, et kuidas teha siis kätekõverdusi. Kõigepealt minna lihtsalt kõhuli, see on siis algasend, põlved jäävad maha jällegi, kes tahab kõverdab jalgu, kes ei taha, pole vaja, sellepärast et sellest pole mingit kasu tegelikult, lisapingutus ütlen mina selle kohta. Nii, ja nüüd siit, mida ma teen, on see, et lükkan kõigepealt ennast maast siit lahti ja sellest punktist tõmban kõhulihased pingule ja lükkan ennast sirgete kätte peale. Nii et alguses, muidu kellel on alaseljaga mingid probleeme, siis pole võib-olla see liigutus kõige mõistlikum, aga mida ma siis veel kord näitan, nii, lükkan ennast siit maast lahti, nii et ma olen poole peal juba, nüüd tõmban kõhulihased pingule ja lükkan lõpuni maast lahti. Ja selle liigutuse abil peaks jõudma inimene, kes jääks üldse kätekõverdusi teha üpris kiiresti, kui neid korduseid teha, ütleme kuni 10 korda. 5 alustada, 5 jaksab iga inimene teha, kõik, kes on minust käinud, 5 jaksab iga inimene seda teha, kõige kergemat varianti. Ja selle liigutusega jõuab tegelikult, nagu ma ütlesin, et inimene, kes jaksa isegi põlvede pealt kätekõverdusi teha, siis ta peaks jõudma juba, ütleme niimoodi, et 3-4 treening korraga juba selleni, et teha põlvede pealt kätekõverdusi. Nii et soovitan soojalt proovida. Nii, järgmine harjutus, kükk, väga-väga lihtne. Siin on siis lisavarustus pole vaja, aga kui kellelgi on kummilint olemas, siis ma näitan, kuidas see asi kummilindiga ka välja võib näha, kui teha kükki. Nii et kohe saab automaatselt natukene rohkem jalgadele siis koormust anda. Et ei pea kordusi juurde tegema, vaid kes tahab näiteks jõudu saada, siis saab teha kummilindi abil seda suurepäraselt. Nii, aga selleks on siis vaja ilmselgelt püsti tõusta, et seda harjutust alustada. Ja siinkohal võiks jälgida seda, panen natukene paremini, väga hea. Nii, et jalad võiksid olla siit, veel taha poole, väga hea. Loodan, et mind hästi kuulda, kui ei ole kuulda, siis lihtsalt öelge.
jalad on niimoodi, et kannad on õlgade laiuselt, see on standard, mida ma praegu räägin. Inimeste kehad on erinevad, keegi võib-olla teeb seda natuke teistmoodi. Nii, ja pöörab varbad natukene välja. Nii, ja kui ma nüüd hakkan seda kükki tegema, siis enne ma pean kindlasti veenduma selles, et alaseljalihased on pingul ja kõht on jällegi kergelt sisse tõmmatud. Rind on üleval, nii, siit selline tugev rüht igalt poolt on ju. Ja nüüd tõstan käed siis rinna kõrgusele ja kõverdan põlvesid ja puusasid julgelt niimoodi, et kannad maast lahti ei tõuse. Ja lähen siit alla ja üles tagasi. Tunnete, et raskus on ilusti kandade peal, on ju. Nii, ja üles tulles hingan välja, okei? Näitan eest ka. Ja väga tähtis, nagu ma kirjutasin ka, on jälgida seda, et põld ja varbad näitaksid justkui ühes suunas. Et kui te kükki hakkate tegema, et siis ei lähe põlved niimoodi või siis kuidagi väga laiali on ju. Täpselt selles suunas, kus mu varbad näitavad, lähevad põlved järgi, näitavad samas suunas. Käed on ees, lähen alla ja üles. Ja üles, okei. Ja siis hingata välja, kui tulete ülesse. Väga lihtne. Nii. Ja viimane harjutus on siis puusakõverdus. Siin ma näitan 2 variatsiooni, kuidas kellegile meeldib. Seda harjutust nimetatakse ka tere hommikuks, mis võib-olla on natukene levinuma nimega, et ehk tuleb kellegile tuttav ette. Ja see on siis, siin tuleks siis kummilinti kasutada. Selle kummilindi ma nüüd teen natukene reklaami, aga nii mõnedki inimesed on sealt juba tegelikult ostnud, sest kindlasti on Tallinnas paljudes kohtades müügil neid või Eestis, aga mina isiklikult ostsin Budopunktis selle kummi, see maksis mingi 12 eurot umbes, saab vist netist ka tellida, ma tean, et üks inimene on seda teinud, seega kui keegi soovib täpselt sama kummilintist, saab selle Budopunktist, kui keegi tahab kuskilt mujalt osta, siis saab seda mujalt ka, ma vaatan korraks, kas mul on kahjuks nimi siit pealt ära kulunud, ma ei saa öelda, mis firma omas on, aga noh, ma ütlen, ma tean, kus seda saab. Seega Budopunkt, kui kedagi huvitab ja kui Budopunkt vaatab ja näeb seda, siis tervitan ka, et häid tooteid müüte minu arust. Nii, ja siit siis harjutus. Siit võib siis niimoodi teha, et tõstan selle üles. Väga hea. Nii, et panna see kummilint siis niimoodi, et astuda peale sellele. Siin võiksid olla jalad niimoodi puusada laiuselt. Siis hoida seda kummi, see niimoodi turja peal. Kes tahab, paneb mingi rätiku alla ja ei ole midagi hullu, nii et kummiuksed on siis kaela tagant ja jalgade külje pealt. Võib sellest kummist kinni ka hoida ja siis siit niimoodi hoida selg ilusti hästi nõgusad, põlved kergelt kõverdatud, täpselt nagu seal jutus kirjas on ju. Ja siis siit tõuse püsti ja niimoodi järjest, jah. Nii. Väga lihtne. Ja teine veel, kui teil on see sama lint või siis raskem või kergem, kuidas seda asja natuke raskemaks teha ja sarnaseks just kui jõutõmbeharjutusega, siis panete kummilindi siia maha, astute täpselt sama moodi, jalad on sama laiad peale, hoid tugevalt kätega siit kinni ja siis lihtsalt siit sama moodi tõused püsti. Nii. Ja see on nüüd väga hea harjutus inimestele, kes tahavad oma alaselga tugevdada ja tagareit ka jube hästi töötab sinna. Nii et kindlasti, kui teil mingit probleeme seljaga ei ole tagareiega, siis soovitan julgelt seda harjutust, et korraliku tehnikaga teha niimoodi, et alaselg on ilusti sirge, lihased pinges on ju, siis selline dünaamiline puusast liikumine jube hästi töötab. Nii et soovitan kindlasti proovida, aga ma vaatan, et siit on natukene küsimusi ka tulnud, millele ma hea meelega vastan kohe. Nii. Camilla, tere! Sa oled päris aktiivne küsija. Ja ma panin su küsimust tähele. See oli valgukokteili kohta. Ja ma kohe vaatan täpselt üle, et sa panid selle küsimuse teise kohta, aga ma saan selle ilusti kätte. Ja siis ma saan sulle vastata. Ühesõnaga, kes seda küsimust ei ole näinud, loen selle ette. Tere, selline küsimus valgusšeigi kohta, et teadaolevalt need pulbrid pole vist päris head, kuid kuidas te ise teha sellist? Kas sobiks näiteks toored vutimunad, banaan, marjad, maitsestamata jogurt ja kefiir? Ma küsiksin, et kas sa oled proovinud sellist asja, et kui sulle see maitseb ja need vutimunad on head, ühesõnaga, kui selline kooslus sulle maitseb, siis kindlasti sa võid seda
teha. Aga mida ma tean, et palju smootisse, kes tahab kangemat, ütleme siis niimoodi valgujooki, siis võib täiesti vabalt panna ju smootisse lihtsalt rohkem kohupiima, kus on siis valgusisaldus kõrgem. Ja muidugi need valgupulbrid enamus ongi tegelikult piima baasil tehtud, on ju. Seega, ja paljudes lisatakse siis suhkurt, sellepärast, et seda kaloraaži seal tõsta. Nii et ma arvan, et selline kooslus on täiesti okei. Ma ise eelistan süüa valku, see mõeldi mul kõige rohkem eriti pannkookide kujul. Lihad maitsevad, kõik sellised asjad, aga kui on proov shake'i teha, siis sellist, siis pole väga. Midagi viltu, siin on kõik head asjad koos ja kui see peab just ilmtingimata selline olema, et sa tahad, et see oleks nagu jook, siis miks mitte. Nii palju on toiduaineid, nii palju maitseid, arvamusi, kõike, et anna minna midagi valesti siin kindlasti ei ole, pigem hästi. Ja ma nägin, et sa vist juba vastasid. Ja väga hea, super, kui maitseb, et kindlasti võib-olla isegi prooviksin ära selle. Nii. Ja Katrin Kivisik, Katrin, kas me vist oleme ka kohtunud? Tundub tuttav inimene. Sooviksid arvamust deep work trenni kohta. Tead, Katrin, ma pean tunnistama sulle, et mul hetkel ei ole õrna aimugi, mis asi on deep work trenn. Et võib-olla sa kirjutad mulle praegu, paned võib-olla mingi lingi, millega ma saan hiljem tutvuda ja hea meelega annaksin sulle tagasisidet siis, mida ma sellest trennist arvan, aga tundub põnev, ütleksin ma praegu. Aga ma kahjuks ei tea ju, millega täpselt tegu on. Et siis ma jällegi ei saa sellist vastust kanda, et see tundub midagi uut, sellepärast, et nii palju, kui ma seda tööd teinud olen, siis see on imelik, et ma nüüd selle umbes 13 aasta jooksul pole sellest mitte midagi kuulnud. Aga igal juhul ma uuriksin asja ja täitsa põnev tundub. Okei, väga hea. Aga igal juhul harjutused on mul praegu ära näidatud. Blogi oli tegelikult lühike, lihtne ja samamoodi tegelikult harjutusi oli ainult 5 tükki ja kui kellelgi on küsimusi nende harjutuste kohta, siis pange aga julgesti teele ja toitumisest kindlasti võime ka rääkida ja teine live tuleb teine live tuleb see nädal mul kas reedel või laupäeval. Ma homseks proovin kindlasti teada anda, ühesõnaga proovin 24 tundi ette teada anda, et see live on tulemas ja see, millest ta täpselt tuleb natukene üllatus. Nii et pisut kannatust, et ma selgitan välja, millal ma seda täpselt teha saan ja siis annan teada ka. Nii, väga hea, küsimused tulevad ja veel, kellel on küsimusi, täna on siis eelistatud liikumise teemalised küsimused, sellepärast, et nagu ma panin siin ühe video ka, et varsti on ilusad ilmad läinud, seega igasugune liikumine, igasugune selline naturaalne energia, tegelikult liikumine, kui seda teha mõistlikult, üle ei pea kunagi pingutama, liigselt ennast väsitama, kui seda mõistlikult teha, siis see on tegelikult see, mis annab lisaenergiat, seega sellepärast ma ütlengi naturaalne energia, et see ei pea mingit kohvi jooma, ei ole vaja mingit suhkurt süüa, ei ole vaja mingit selliseid asju üldse teha. Sa lihtsalt lähed liigutad ennast mõõdukalt ja sa saad sellest juba energiat. Kõik kohvijoojad, proovige seda ja ma olen täiesti kindel, kui te ärkate ülesse, kui te teete nii palju jõudu, et te lähete lihtsalt teete üks 15-20 minutit sellist mõnusat mõõdukat aeroobset tegevust, miks mitte ka väikene kerge jõutreening on ju, siis te juba ärkate üles ilusti ilma selle kohvita ja siinkohal ma isegi jätta seda varianti, et seda ei juhtu, sellepärast ma ju tunnen ja tean nii paljusid inimesi, kes on seda katsetanud ja see töötab, nii et nii. Ja ühesõnaga Rain otsa küsib siis, et sooviks teada häid võtteid, mida kodus teha, et ülakeha treenida. Okei, miks mitte? Näitan sulle hea meelega, Rain, milliseid harjutusi võiksid teha. Ja ma ei tea, mis varustus sul on, kui sa tahad, sa võid mulle kirjutada, mis varustus sul kodus on, et siis ma saaksin sulle võib-olla konkreetsemalt midagi näidata või juhendada, aga hetkel ma näitan sulle siis, mida saab kummilindiga teha. Kõigepealt
näitan sulle siis õlale surumist ja ühte seljaharjutust ja siis näitan kätekõverdusi ka. Kui sa oled tugev poiss, siis see kätekõverdused kummilindiga on väga hea ja kui sa sellega teed, see on sisuliselt nii palju, kui sa neid kummilinte jaksad endale niimoodi panna, nagu ma sulle näitama hakkan, nii palju sa saad ikka selle kätekõverduse väga raskeks ajada, et ei ole vaja minna jõusaali või kuhugile, kus sa pead hakkama lavades surumist tegema. Aga kohe näitan sulle. Nii. Alright. Ühesõnaga, Rain. Järgnevad harjutused siis sulle. Nii, esimene harjutus, mida ma sulle näitan, on õlale surumine seistes. Seda võib muidugi istudes ka teha, aga paned siis siit jalad niimoodi puusada laiuselt. Astud kummile, astun peale. Ma tean, seda näha praegu ei ole. Ma tõenäoliselt peaksin näitama seda. Ma siis näitan. Nii. Okei, näed. Siin panen niimoodi, kummi panen maha ja astun peale, on ju. Seda on ilusti näha, on ju, näed. Varbad ossud ka jalas. Nii. Ja nüüd siis oletame, et oli ilusti kõik aru saada, kuidas ma siin peal seisin ja seisan siia täpselt samamoodi peale. Ja siis võtan sellest kummardan natukene alla, võtan sellest kummist kinni ja tõstan selle siia õlgade kõrgusele. Niimoodi, et see kummilint, nagu sa näed, jookseb mul siit kätest väljapoole. Ja siis siit lihtsalt surun ülesse ja ongi kõik. Nii, näitan külje pealt ka. Siit siis nii, ja surun ülesse. Surudes ülesse, hingan välja. Ja jällegi, mida siin kindlasti peab jälgima on see, et sul keskkoht on tugev. Sest paljud inimesed, mida nad teevad, ma näen seda ka jõusaalis, hakatakse üles suruma, on ju. Ja siis kuidagi kallutatakse taha, on ju, et ei jaksata, et see läheb justkui selliseks rinnalihase harjutuseks nagu üle. Pole mõtet võtta nii suurelt raskust, kui suudad õlga treenida. Selleks on sul vaja hoida ennast täiesti ilusti tiksirgena, põlved kergelt kõverdatud, on ju, kõhulihased alaselja jääsid ilusti pingul ja siis siit lihtsalt niimoodi surud ülesse. Niimoodi see käsi on ilusti taval. Käsi pole vaja kokku ka tuua. Nii, ja järgmine harjutus, mida ma siis sulle näitan, on seljalihastele. Selleks siis astun selle kummilindi peale, nagu ma enne näitasin alaselja harjutust, astun selle kummilindi peale. Siit niimoodi. Jalad on mul siin kitsalt koos. Ja siis siit hoian selja hästi ilusti nõgusalt, on ju, ja lihtsalt tõmban ülesse. Nii. On ju, üles tõmban, hingan välja. Nii, ja siis viimane harjutus. Sulle, Rain, kohe näitan. On siis kummilindiga kätekõverdused. Seda ma teen siis niimoodi, et võtan siit selle kummilindi, panen niimoodi käte väliskülge peale ja siis panen selle kummilindi endale niimoodi siia selja peale. On ju, ja hakkan lihtsalt kätekõverdus tegema, on ju, ja siis siit. Vot, ühesõnaga. Sellised harjutused sulle, Rain, ja kui sa ei kuulnud ennem, kus ma ütlesin, ma selle kummilindi sain, siis mina käisin isiklikult osta selle Buda.punktist, võib-olla seal netis ka tellida, soovitan uurida sul seda. Neid kummilindi saab kindlasti kuskilt mujalt ka, aga ma ostsin just sellise, mis on siit selline kinni, et need lindid, mis on nagu selles mõttes kinni nagu ei ole, et need mulle väga ei istu. Siiamaani pole vaja ka olnud, et need mulle sobib palju paremini ja neid saab väga kergeid või siis väga raskeid osta, nii et see on täiesti, oleneb sinust, kui tugev mees sa oled, et siis sa saad nagu kasutada seda kummilinti väga hästi, et kodus jõuharjutusi teha. Nagu ma ütlesin, 13 eurot maksis see. Ma ei tea, palju tänapäeval hantlid ja igasugused muud asjad maksavad, aga see on ikka väga vastupidav ja mul on juba väga mingi 4 kuud olen neid kasutanud, neid kummilinte ja väga hästi peavad vastu, et mingit probleemi ei ole ja nii väike investeering, aga kes iganes te neid kummilinte müüd, ärge pange hindasid üles, sest mingi hetk leiutatakse jälle midagi muud ja odavamat ja siis keegi osta neid kummilinte, et hoidke hinnad all ja siis saavad inimesed osta. Nii, ühesõnaga, Rain ütles, aitäh, ma ütlen sulle, palun. Nii, ma vaatan, et siin on üks pikemat sorti küsimus veel tulnud. Ja Evelilt on see küsimus tulnud.
kohe vaatame, mis siis küsib. Olen hommikuinimene, jooksen või teen 20–30 minutit trenni kell 7. Kohe peale seda lähen tööle. Mida soovitad sellistel hommikutel süüa või kas üldse, kui trenni ja tööle mineku vahel aega pole? Aega pole söömiseks, ma eeldan. Ma soovitan süüa täpselt selle asja, mida sa hommikuks sööksid. Mina isiklikult teen hommikul ka. Praegu hetkel hakkasin tegema tühja kõhu peale, aga ma teen sellise kerge trenni on ju. Ja mul tavaliselt ma ütlesin, ma olen seda varem ka öelnud, et mul läheb kõht tühjaks alles niimoodi, et ma mõtlen, et võiks ikka süüa. Ma võin muidugi varem võib ka kõht tühjaks minna, aga tund aega keskmiselt või siis isegi vähemalt tund aega peale ärkamist on mul alles söögiisu. Seega sinna ennem kohe peale ärkamist selline 20-minutiline aeroobne, kas on siis jalutamine või teen cross-traineril või jooksulindil teen ka mäkke jalutamist on ju, jalutamist, mitte jooksu. Et selline asi töötab väga hästi, aga mida sa süüa võiksid, see oleneb. Kõige lihtsam minu toitumiskava ja täpselt see asi, mis sul on, seda söögi. Ja siinkohal üks nipp, kes tahab hommikul trenni teha ja siis vaatab, et söögi tegemise jaoks väga aega ei ole, tehke see hommikusöök õhtul valmis. Ja kui te valite minu retseptide seast midagi või teete oma toite, ma ei oska siin praegu öelda, kuidas siis talitada, aga tehke see põhiline ettevalmistus ära või siis kui te valite mingisuguse konkreetsema hommikusöögi on ju, ma ei oskagi öelda, neid on nii palju seal, ükstapuha millised ühesõnaga, siis te võite seda hommikul alati natukene soojendada, kui te tahate. Minu arust need toidud maitsevad kõik külmalt ka väga hästi, sest ma ise ju söön neid toite kogu aeg. Ja maitse küsimus on ju. Seega, tehke õhtul see valmis, hommikul ärgake üles, tehke oma trenn ära, minge tööle, enne tööle minekut, sööge siis, kui te olete tööl, et teil on see toit juba valmis, te pea hakkama siis muretsema, mõtlema, mida teha või mul pole aega. Tehke see õhtul ära, võtke see 15-20 minutit, kõik mu hommikusöögid valmivad circa 15 minutiga. Mõni läheb veel kiiremini, mõni läheb natukene kauem, aga need jäävad ikkagi sinna kuni 15 minuti kanti 70% hommikusööki kindlasti. Nii et see on minu nõuanne sulle. Ma loodan, et ma vastan selle küsimusele. Kui ma vastan selle küsimusele, siis anna mulle teada ja ma proovin täpsustada ja selgemalt sulle vastata. Nii. Vaatame, kes siin on. Nii, Kristiina kirjutab. Mul on kodus ainsad spordivahendid, nõukaaegsed hantlid, mustad ja miskit metallist. Huvitav, kas neid saab ka kuidagi enda kasuks tööle panna, et vähem alaselg valutaks. Saad küll tegelikult, aga muidugi sa pead nagu uurima välja, mis seda alaselja valu sulle põhjustab ja tegelikult võib-olla siis tegelema selle probleemiga ennem, kui sa üritad hakata trenniga seda probleemi lahendama. Võib-olla see lahendus peitub hoopis kuskil mujal, et seega siinkohal ma soovitaksin sul võib-olla mõne füsioterapeudiga konsulteerida. Avaldas ma siin ühte küsimust lugema. Nii, aga kui ütleme niimoodi, et sul mingit probleemi ei ole ja oletame siis, et nõrk alaselg on nende seljavalude põhjuseks, siis üks asi tuli veel meelde, ma ju tegin alaseljavaludest tegelikult ühe jutu, mitte jutu, vaid videolaivi tegin, et sa pead natukene nüüd ajas tagasi minema mingi paar nädalat, sa leiad ilusti minu Facebooki leheküljelt selle ülesse, et sa võiksid proovida nagu seljamassaaži ka, et mõnikord on lihtsalt pinges lihas, et selles on üldse probleem, on ju. Seega ma soovitan sul see video ka kindlasti ära vaadata ja igaks juhuks kindlasti minna füsioterapeudi juurde. Üks minu väga hea tuttav on Georg Laasik, see on siis Georg Laasik, temaga võib ka konsulteerida, taping.ee on tema kodulehekülg, nii et võite temaga konsulteerida inimesed, kellel on valud probleemid, on ju, et ma olen päris kindel, et ta suudab teid aidata, sellepärast, et minu juures päris paljusid treenivaid inimesi on ta aidanud ja ma usun, et ta saab sama ka teile teha ja tema räägib teile täpsemalt, mis võiks selle probleemi, mis võib probleemiks olla ja kuidas seda probleemi lahendada. Nii et jah, aga ütleme nüüd, tuleme veel korraks tagasi, et mida sa nende hantlitega teha võiksid. Ma näitasin, kohe ütlen sulle, mitmes harjutus see oli siin juba natukene
umbes 15 minutit tagasi, kui ma seda harjutust näitasin. Nii et see on harjutus 5, kui sa loed seda kõige esimest kommentaari, mis selle laivi all nüüd on. See on siis minu kommentaar, kus ma panin lingi ja seal on puusakõverdus ja seda sama harjutust ma näitasin kahes erinevas versioonis. Üks oli siis kummilind ümber kaela, seda sa ei pea tegema. Teine oli siis rohkem selline, kus ma seisin kummilindi peal ja hoidsin kummilindist kinni ja tegin siis seljasirutust. Samamoodi sa võid hantlitega teha, aga soovitan sul siiski oma selg üle kontrollida, vaadata seda alaselja videot ka, kas sa leiad seal äkki mingi seose oma valude ja siis sellega, mis mina seal räägin, on ju, et võib-olla see lahendus üldsegi peitub seal, on ju, et ennem valudest lahti ja siis selga treenima. Muidugi saab ka 2 asja koos, aga selleks jällegi peaks sind nägema, katsuma, et anda sulle 100% õige informatsioon. Nii, Gert küsib, kas päevas 1200 kalorit kaotada on piisav? Lihtsalt kõndides, no see on päris korralik arv kaloreid, mida kõndides kaotada. Ma tahaksin siinkohal küsida, et kas sa mõtled kiirkõndi või mis sorti, kas on mingi trenniga tegu, millest me siin praegu räägime, või on see lihtsalt täiesti tavaline kõndimine. Aga täitsa võimalik selles mõttes ja piisav on see kindlasti, sellepärast et see on päris korralik kalorikulu, ütleme niimoodi siis. Kristiin on näinud, rullisin, painasin, väänasin, füsio juures igaks juhuks aeg kinni. Okei, väga hea. Et kui sa füsio juurde lähed, siis ma arvan, et sa saad väga head informatsiooni. Ma ei tea, kelle juurde sa lähed, aga jah, edu. Nii. Ei lihtsalt ringi käies. No jällegi, kui sa kõnnid nii palju ja su reaalselt kalorikulu on 1200 kalorit, siis see on täiesti piisav number, aga piisav mille jaoks. Ma eeldan, et sa räägid siin võib-olla siis, ma ei tea, kas rasvapõletusest, kalorikulust või selles mõttes, et millest sa täpselt räägid, aga jällegi see on täiesti korralik number, et mina isiklikult oma suhteliselt raske trenniga olen võimeline kaotama umbes 800 kalorit, nii et kui sa 400 kalorit veel suudad kulutada lisaks sellele lihtsalt kõndimisega, siis see on ikkagi päris korralik. Nii. Seio küsib, et kas seistes kulutab ka keha kaloreid. Ma eeldan, et see on keha. Tegelikult keha kulutab kaloreid kogu aeg, sellepärast, et see on ju kütuseks meile. Nii et ka seistes kulutab keha kaloreid. Ka igasuguseid muid tegevusi tehes kulutab keha kaloreid. Nii, Elis küsib. Tere, olen koolilaps ja lähen nüüd 9. klassi, ütleme nii, et olen natuke ülekaalus, oleks vaja natukene abitrenni tegemisega. Hommikul kell 7 ärkan kell 6:30 ja tulen koolist ära kas 2 või 4. Tahaks mingeid harjutusi peale kooli teha või midagi sellist. Jooksma vist ei jaksa küll minna, aga ütleme nii, et jalutada võib. Oleks vaja natukene. Elis, aga see video, mis ma siin, kui sa nüüd hakkad algusest peale vaatama, see video ongi täpselt sulle, et sa võiksid nende lihtsate asjadega alustada ja just nimelt nende lihtsate asjadega, sest pahatihti inimesed, mida nad teevad, on see, et nad võtavad endale liiga suure väljakutse vastu trenni näol ja siis nad ei saa sellega hakkama, sest see on liiga raske, aga sellest peaks juba alguses aru saama, et rasket asja ongi raske teha. Rasket asja ei ole kunagi lihtne teha. Lihtsat asja on lihtne teha. Seega, kui sa tahad trenniga alustada, võta midagi lihtsat endale. Ja see, mis ma siin täna näitasin, on minu arust piisavalt lihtne, aga samas piisavalt palju pingutust, et tegelikult hakata juba mingit tulemusi selle pealt nägema. Seega, kui sul on tervis korras, kui sa selles kindel pole, et su tervis korras on, siis ma soovitan sul kontrollida, ehk siis siinkohal eelkõige kõike, mis trenniga seondub, näiteks siis, kui sul on põlvevalusid või õla, küünarnuki, kaela, alaselja, mis iganes valusid, siis kindlasti jällegi proovi nendele asjade ennem, proovi välja selgitada, mis võiks olla põhjus ja siis, kui seal on mingi tõsisem põhjus, siis kindlasti likvideerida seda, et sa saaksid trenniga alustada, aga vaata seda video algust ja proovi neid harjutusi teha, sest need on üpriski lihtsad, on ju, jälgi täpselt seda, mis ma kirjutasin, loe see blogi ka läbi, on ju, nii et jah.
Gert, sul on huvitavad küsimused, et kui tihti peaks tegema torude peal trenni iga päev või harvemini. Ma siinkohal arvan, et sa pead silmas sellist lõuatõmbeid rööbaspuudel või nii-öelda torude peal surumisi ja igasuguseid erinevaid võib-olla jalgade tõsteid. Sa peaksid tegema seda trenni nii tihti ja nii palju ja nii intensiivselt, et sa jõuaksid siis nii-öelda oma eesmärgini. Ma ei tea, sa pole maininud, mis su eesmärk on ju, aga sa peaksid seda kõike asja tegema läbimõeldult. Nii palju ma tean, et sellised torutreeningute kohta on tegelikult väga palju spetsiifilisi õpetusvideosid, igasugust lugemismaterjali netis, nii et ma soovitan sul selle materjaliga väga-väga põhjalikult tutvuda ja kui sa saad valid lõppude lõpuks mingi asja välja ja see kehtib ka teistele, kes kuulavad, eriti treenialased, kui te valite mingi asja välja, on ju, loodetavasti see sobib teile, siis püsige selle asja juures mõnda aega, vähemalt 3 nädalat, et pole vaja neid treeningkavasid iga nädal või iga 2 nädala tagant vahetada. Proovige selle treeningkava juures natukene kauem püsida, siis te üldse näete, millist tulemust see tootma hakkab, sest on tegelikult selline ütlus, et parim treeningkava on see, mida sa tegelikult ei tee. Seega hakake mingit treeningkava tegema ja siis vaadake selle pealt, kuidas need tulemused on. Nii. Ja Mark küsib. Gert, ma loodan, ma vastasin su küsimusele. Ehk siis mine netti, uuri see põhjalikult, kõik tee endale selgeks, võta sealt kava ja siis hakka selle kava järgi tegema. Ära vaheta seda kiiresti. Kui sa näiteks tahad lõuatõmmetes areneda ja sa justkui oma peas mõtled, et ma tahaks näiteks 2 nädala pärast teha või kasvõi, et ma tahaks varsti teha 15 lõuatõmmet ja kui sul see 2 nädala pärast ei õnnestu, sul on ainult 13 lõuatõmmet, siis anna veel 2 nädalat ja siis sul tuleb see 15 lõuatõmmet ära ja kui see eesmärk on saavutatud, eks sellest punktist edasi sa saad hakata vaatama, mida siis järgmiseks teha. Ja täpselt sama juht kehtib teiste inimeste kohta ka. Te olete võtnud endale eesmärgi. Te peate selle eesmärgi nimel, kui see on realistlik eesmärk, siis te peate selle eesmärgi nimel vaeva nägema nii palju, et see eesmärk oleks saavutatud ja siis alles vaadata, mis ja kuidas edasi. Sellepärast, et mõnikord mõned asjad võivad võtta natukene rohkem või natuke vähem aega, kui te oskate arvata. Seega võtke rahulikult, on ju. Ja kui te ise hätta jätte, siis kindlasti konsulteerige treeneriga, kes teid aitaks selles valdkonnas. Ka selle, mis iganes, kas või need torude peal trenn on ju, ma olen täiesti kindel, ma isiklikult ei tunne, ei tea kedagi, pole kuulnud, pole näinud Eestis, aga ma olen täiesti kindel, et sellised tüübid on Eestis olemas, kes jagavad väga head informatsiooni, kuidas sa võiksid selle asjaga tegeleda, et maksimaalne sellest kätte saada. Mark küsib, et kuidas treenida parimal viisil oma kõhulihaseid? Oleneb, mida sa nende kõhulihastega teha tahad. Ma loodan, et see küsimus ei ole sellepärast, et sa tahad kõhulihaseid välja saada. Kui sul on jõudu vaja, siis mul oleks vaja teada täpselt või vastupidavust täpselt, mille jaoks. Aga kui sa tahad kõhulihaseid välja saada, siis ma ütlen sulle kohe, et kõhulihased tegelikult nii-öelda treenitakse jutumärkides köögis. Seega toitumine korda. Valid sellised harjutused, mis on sulle kõige mõnusamad, mugavamad ja turvalisemad, on ju. Ja siis hakkad neid harjutusi tegema ja kui sa oma kõhulihaseid näha tahad, siis selle töö sa pead tegelikult köögis ära tegema, ehk siis mitte köögis harjutusi tegema, vaid õigesti toituma. Nii et nii. Heiko küsib, et tervist, kuidas saada õlgasid paika, kui selja pealt on õlalihased välja veninud? Nii, kui selja pealt on õlalihased välja veninud ja rinna pealt kokku tõmbunud. Ehk õlalihased on põimunud. Ja kas algses skolioosiga on mõttekas selga koormata? Aitäh. Tead, Eiko, ma ütlen siinkohal kohe, et sul on päris spetsiifiline küsimus, spetsiifiline tõsine probleem tundub siin olevat, on ju, nii et ma soovitan sul pöörduda füsioterapeudi poole. Mina soovitaksin selleks oma tuttavat Georg Laasikut ja tema kodulehekülg on taping.ee, see on siis taping.ee ja nimeks on Georg Laasik, nii et võta temaga ühendust ja siis sa saad täpselt rääkida temaga. Ma arvan, et see oleks mõistlikum. Ta kindlasti võtab sind vastu ja seletab, nii et ma tõesti vabandan, et ma su küsimusele muud moodi vastata ei saanud ja ei vastanud. Nii et ma loodan, et see ei pahanda. Aga võta temaga ühendust ja sa oled heades kätes. Nii, Gert annab siin ühe hea soovituse veel, et kõhulihased
kõhulihasid on väga hea torude peal treenida, mulle endale ka väga meeldivad, ma isegi panin siin kunagi ühe trenni video, kus ma torude peal kõhulihasid treenin, nimelt jalgade tõsteid teen, nii et Gert pani täiesti 10 oma soovitusega. Ja Eiko, ma loodan, et sulle, kui sa Georgiga ühendust võtad, siis sa saad tema käest nõuanded, harjutused ja kõik abi, mida sa vajad. Nii et võtta kindlasti ühendust, et kui sa kellegi teise juurde tahad minna, siis palun väga, aga minu soovitus on sulle antud. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Sest ma sain soojaks ja hea meelega vastan teie küsimustele. Nii et andke julgesti minna, kui on mingid trennialased küsimusi. Nii. Vanessa Mae, mu küsimus on juba mitmeid kordi vahele jäänud. Oota, ma kohe vaatan, mida see tähendama peaks, kuidas siis vahele jäänud. Kui ma ei pannud tähele seda, siis või kerisin mööda, siis ma vabandan. Aga ma ei näe see küsimust. Ma vaatan. Vanessa, ole hea ja kirjuta oma küsimus uuesti, sellepärast, et see, mis sa siin kirjutasid, see tuli ilusti läbi, aga midagi muud ma siin küll ei näe. Nii et ole hea, pane oma küsimus uuesti ja ma kindlasti vastan su küsimusele ära, nii et ära ole kurb, et kindlasti vastan. Nii, Liisi küsib, et mees, kes kaalub 130 kilo, tal on ülikõrge vererõhk, lisaks kõht, mis on nii suur, nagu oleksid viisikud sees, millest alustada. No kõigepealt ma soovitaksin ennem, kui midagi tegema hakata, kindlasti arsti juures teha põhjalik tervisekontroll, saada roheline tuli, et võiks siis alustada tervisliku toitumise ja tervisliku toitumisega, ma ei tea, mis rohelist tuld selleks vajan, ühesõnaga võiks alustada tervisliku toitumisega. Ja kui teha arsti juures kontroll ära, et juhuslikult ei ole seal mingisuguseid probleeme näiteks, et ei või liiga palju liha süüa või veresuhkruga mingid probleemid, et ei ole vaja mingit eritoitumist lisaks siis täiesti tavalisele toitumisele. Ja siis tegelikult, kui inimene on juba nii suur, siis ma soovitaksin treeninguid alustada treeneri käe all. Minul isiklikult on päris paljud inimesed käinud, kellel on kõrgem vererõhk ja siis tuleb hästi rahulikult treeniga alustada ja kindlasti tuleb teatud asju treeningutel vältida, teatud asju kindlasti teha, aga sellest siis täpsemalt, et kui juhuslikult see mees minu poole pöördub, et siis ma saan täpselt rääkida, mida ta tegema peaks treeningutes, aga enne seda kõike võiks ikkagi teha tervisekontrolliga ära, kui seda juhuslikult tehtud pole. Kuigi ma eeldan, et midagi on tehtud, kuna vererõhk on kõrge ja ma arvan, et see on ikkagi tulnud arsti käest see informatsioon. Seega igasugune täiendav kontroll võiks ka ära olla, aga tervislik toitumine kohe esimesel võimalusel ja treening ka, sellepärast, et see aitab vererõhku kontrolli alla saada ja kehakaalu kiiremini alla saada, nii et need asjad võiksid olla sellises järjekorras võiks need sammud tegelikult olla. Nii, Karmen küsib, et olen 85 kilo ja töötan 12 tundi raskelt füüsiline töö. Millist trenni peaks tegema ja millest alustama? Kõige lihtsam on jällegi, mul programmis on treeningkavad olemas, see on kõige lihtsam, ma praegu ei hakka neid ümber täpselt seletama, aga see on kõige lihtsam, seal on nagu samm-sammult inimesele, kes tegelikult kunagi pole trenni teinud, hakkab selle järgi tegema, kõik videodes seletan ilusti rahulikult ära, kõik venitused, kõik asjad, et see on nagu kõige lihtsam. Aga kui ma ei tea, mis raske töö on, võib-olla su töö on nii raske, et sa tegelikult ei peagi trenni tegema. Seega ma ei tea, mis su töö täpselt on. Mõni inimene, ma olen kohanud inimesi, kes arvavad, et neil on raske töö, aga tegelikult see töö on raske
noh, mingi punktini, aga tegelikult see ei ole ikkagi võrreldav sellise raskusega, mida tegelikult teeb üks korralik treening ja ma ei mõtle siinkohal mingit ülirasket treeningut. Seega võib-olla on su töö tõesti raske ja kui sa tahad rohkem energiat saada ja kui sa tahad kaalust alla võtta ja su töö on raske, siis ma soovitaksin jällegi toitumist korrigeerida. Väga-väga tähtis, sest niimoodi saab ka tulemused. Ma olen siin küll ja rohkem inimesi näinud, kes lihtsalt muudavad oma toitumist ja võtavad väga palju kaalust alla ja mis veel parem, saavad oma enesetunde paremaks ja saavad energiat juurde ja siis sa võid hakata vaatama, millist trenni sa veel tahad tegema hakata, aga kõigepealt kindlasti toitumine korda, sellepärast et see vale toitumine röövib kohutavalt palju energiat. Nii. Martin kirjutab, et müts maha sinu ees, et aitad teisi. Suurima hea meelega aitan. No ma ei tea, ma arvan, et iga inimene peaks seda tegema, mis tal hästi välja tuleb ja mida ta hea meelega teeb. Nii et hea meelega aitan. Aga ise kaalad 76 kilo ja kõhnema kehaehitusega lihasmassi vähe. Et lihasmassi juurde saada, pean sööma liha on nii. Ei ole nii. Selleks, et lihasmassi kasvatada, sa ei pea sööma meeletut liha. Sa pead sööma liha, mis on siis valgud, rasvad ja süsivesikud. Sa pead kõiki neid asju sööma, sellepärast, et see on siis nii-öelda terviklik toitumine. Et kui sa ainult liha sööd, siis sul näiteks süsivesikud jäävad täiesti välja, rasvad, oletame, et sa saad need lihast kätte, mis aitavad siis hormoonidele tööle kaasa, on ju, et see kõik jääb nagu vajaka, on ju. Seega pane ikkagi, söö kõiki asju, on ju, mis on siis rasvad, valgud, süsivesikud, aga sa pead seda piisavalt palju sööma, et sa saaksid piisavalt palju kaloreid, et sa saaksid hakata siis nii-öelda kasvama. Nii et selleks ei pea ainult liha sööma, et lihasmassi saada, et see päris nii ei käi. Soovitan sul sel teemal väga palju ennast harida, lugeda igasugust erinevat materjali, mis puutub lihase kasvatamisse, on ju, ja just selliseid hiljutisemaid lugusid, sellepärast, kui sa satud mingi asja otsa, mis on aastast 1000, mis iganes 990 on ju, et see info on natukene vana, nii et loe selliseid asju, mis ikkagi on siin viimase 5 aasta jooksul avaldatud, aga need kõik ütlevad põhimõtteliselt sama. Rasvad, valgud, süsivesikud, piisavas koguses, õigetes vahekordades, et siis lihasmassi hakata kasvatama. Ja õige treening muidugi käib selle juurde ka. Kui sa tahad lihasmassi suuremaks saada, siis sa ei saa päris igasugust trenni teha. See tähendab seda, et sa ei saa joosta maratoni ja eeldada, et su jalad kasvama hakkavad. Mõnel võib-olla tõesti hakkavad kasvama, aga enamasti see tegelikult nii ei ole. Et kui sa tahad suuremaid jalalihasid, siis sa pead ikkagi selleks jõuharjutusi tegema või siis sprinte, midagi sellist omavahel segama need jõuharjutused ja sprindid, et siis selle tagajärjel hakkavad su lihased tõenäoliselt kasvama. Ja muidugi sööma siis piisavalt. Vanessa kirjutab lihastele. Sa pead täpsustama, ei saa aru, mis sa siin mõtled. Eha küsib, mida arvata trepijooksust? Ma arvan, et trepijooks on väga lahe asi, see tuleb ainult ettevaatlikult teha, et sa ei kukuks selle trepi peal. Ma ise olen teinud seda ja ühe korra kukkusin, päris valus oli kivitrepp ikkagi, aga muidu on väga hea. Mina isiklikult soovitaksin võib-olla mäkkejooksu, näiteks trepijooksu asemel, aga kui sa tahad trepijooksu teha, siis lihtsalt tee seda ettevaatlikult, aga muidu on väga hea ja võib trepi peal hüpped ka teha, mis on veel intensiivsem kui see trepijooks, aga igatahes väga hea, lihtsalt ettevaatlikult tee. Eino kirjutab, et kaalun 71 kilo, kuidas saavutada üleüldiselt kehavormi, mõõdukad lihased. Selleks on kõige lihtsam hakata tegema jõu- ja vastupidavustreeningut ja toituda siis korralikult, et sa saad ikkagi oma toitained ilusti kõik kätte, mis siis aitavad kaasa mõõdukate lihaste kasvule. Sest 71 kilo on jah natukene vähevõitu, ma ei tea, kui pikk sa täpselt oled, aga need 2 asja, et midagi keerulist pole. Ja jällegi, kui sa ise neid asju ei tea, siis tee need endale kas siis kellegi treeneri või siis infomaterjalide abil, mida sa leiad netist, videosid YouTube'ist, võid minu käest küsida täpsemalt, on nüüd, kui me hakkame sinust rääkima, et tee endale see asi täpselt selgeks, et siis sa saavutad parima tulemuse.
Susanna küsib, kas 13-aastane tüdruk tohib jõusaalis hanklitega treenida? Üks treener ei lubanud näiteks. Muidugi tohib, aga sa pead seda õigesti tegema. Selles mõttes, et vale sooritustehnika võib mitte ainult 13, vaid ka 23, 33 ja 43 aastast inimest tegelikult hoopis kahjustada. Seega, kui sa sooritad õigeid harjutusi õige intensiivsusega, siis võid kindlasti treenida, aga selleks jällegi, sa oled nii noor, siis ma arvan, et sa kindlasti vajad abi, seega palun leia endale inimene, kes ei ütle sulle automaatselt ei tohi, vaid kes ütleb, et tohib ja siis ta näitab sulle, kuidas tohib ja kindlasti sa peaksid jälgima siis, et su enesetunne oleks hea ja et su areng oleks hea, selle pealt sa saadki aru, et sa teed asju tegelikult õigesti. Nii, palun, Martin. Anu küsib, või kirjutab kohe vaatama, mis on ikka küsimus, jah. Kui lihased enam pärast trenni tegemist valusad ei ole, kas siis peaks kava muutma, näiteks tõstma hanklite raskusi, teha uusi harjutusi? Jaa, võid küll. Kui sinu eesmärk, ma ei saa nüüd eesmärk öelda, aga kui sa tahad, et su lihased valusaks jäävad, jah, siis kui sa oma treeningkava muudad kas intensiivsemaks, muudad harjutusi, mis võib ka intensiivsust muuta, kordusi, sagedust, kõike seda sa võid teha, et su lihased jälle valusaks jäävad, aga ma ütlen siinkohal ausalt, et tegelikult oleneb jällegi, mis su eesmärk täpselt on, aga lihased ei pea valusaks jääma, lihased saavad areneda ka ilma selleta, et nad valutaksid. Okei, võib-olla nad valutavad natukene, aga selline, et sa ei saa 4-5 päeva järjest korralikult kõndida, kui sa teed jalgu treenid, see ei ole vajalik. Sa võid tõmmata seda sagedust muuta, kui tihti sa trenni teed, jaotada pool ja pool ära, teha ühtesid harjutusi ühel päeval, teisi harjutusi teisel päeval ja sa saavutad samamoodi ju päris häid tulemusi. Vähemalt niimoodi treenin mina oma kliente ja kui sulle, ma ei tea jällegi, mis su eesmärk täpselt on, inimesed käivad trennis, teevad trenni, lihased jäävad peale, iga kord, kui me kava muudame, ma muudan inimestel kava umbes 3-4 nädala tagant, siis esimeses 2 trennis jäävad lihased valusaks ja siis peale seda enam ei jää, aga areng toimub ikkagi. Nii et see, et lihased valusaks jäävad, ei ole mingisugune kindel kriteerium, mis peab toimuma, et sa areneksid. Nii et lihased ei pea valusaks jääma, kui sa tahad, et nad valusaks jääksid mingil põhjusel, siis jah, sa võid muuta hanklite raskust, korduste arvu, harjutusi ja siis nad tõenäoliselt jäävad jällegi valusaks. Olgu, edu sulle trepijooksu võistlustel ja anna siis teada, kuidas läks. Või eks sa mulle treenis saad rääkida. Nii, Vanessa küsib, et millised oleksid head harjutused tuhara lihastele? Vanessa, üks kõige lihtsamaid harjutusi tuhara lihastele ja tegelikult ma ei soovitaks ainult tuharat treenida, et kindlasti sul on ju teisi lihased ka jalal, sul on reie tagaosa ja esiosa ja muidugi säärelihased ka, aga soovitan sul selgeks teha endale, kuidas käib üks korralik kükk ja kõige parem on muidugi jälle, kui keegi näitab sulle laivis või kui sa lähed kellegi juurde, keegi näitab sulle, aga kui sa tahad teada, milline kükk olla võiks, siis kui sa lähed täiesti algusesse tagasi, siis ma rääkisin küki harjutusest, kohe ma ütlen, see oli mul 4. harjutus, ehk siis umbes sa pead kuskil seal sa leiad selle küki üles, et sa leiad selle küki harjutuse ilusti üles, et võib alustada sellega täiesti vabalt, nii et jah. Nii. Kas ATV-ga sõites saab kah kaalu alla? Kui sa seal korralikult ikkagi rallid ja võtad neid kurve ja pingutad ja higistad, siis kindlasti on see kalorikulu seal ka ikkagi midagi väärt ja õige toitumine, mitte niimoodi, et sa hüppad sealt maha, et kõht on juba tühi ja siis sööd mida iganes, siis sa ei saa. Nii ei saa mitte kuidagi selles mõttes, et sa võid treenida nii palju kui tahad, kui toitumine on ikka vale, siis tegelikult ei saa kaalust alla, aga ATV-ga sõites ma nüüd eeldan, et mitte lihtsalt mööda mingit sirget teed, ATV on ikkagi selline off-roadimine, kus sa pead lihast pingutama, mingisugune treenings on ja kalorikulu ja kindlasti natukene võib suurem olla kui lihtsalt mööda maanteed sõites, seega miks mitte igale ühele oma. Kaja kirjutab, et häiriva pirnikujuga keha, millest alustada? Alustada õigest toitumist. Ma ei väsi seda kordamast, tõsiselt ka, ma ei väsi seda kordamast. Ma hea meelega ütlen seda jälle, et millega iganes, kui te tahate muuta oma
välimust või oma enesetunnet, kehakaal, üles, alla, mida iganes, kõik algab toitumisest. Seega kõigepealt vaata kriitilise pilguga või lase vaadata või palu mul vaadata või keda iganes sa soovid usaldada. Palu üle vaadata, proovi minu toitumiskava või mida iganes sa jällegi otsustad täpselt teha, on ju. Toitumisest tuleb alustada. Toitumisest. Kui sul juhuslik, kui sa minu toitumiskava juba järgid ja sul on ikka mingisugune probleem kehakaaluga või kehakujuga, siis räägime, leiame lahenduse, vaatame, milles probleem olla võib, sest kui sa seda järgid, siis ma tean täpselt, mida sa teed, ma login sisse ja ma vaatan kohe, mida sa teed, nii et aga kui sa praegu toitumist ei järgi, siis kindlasti tee seda, sest ma olen kuulnud inimesi, kuidas nad ütlevad, nad proovivad, nad on kõiki asju proovinud, et oma keha muuta. Aga siis, kui ma küsin, et kuule, kas sa oled proovinud sellist toitumiskava või sellist treeningut või sellist lähenemist, siis on ei, ma seda pole proovinud, siis päris kõik ei ole proovinud, nii et tasub neid asju kindlasti proovida. Külli kirjutab, kuidas saab teie personaalset treeningkava ja mis hind? Teeme niimoodi Külli, et kirjuta mulle ja kellel iganes on huvi ja soov personaalse treeningkava vastu, siis kirjutage mulle erik@erikkorgu.ee ja sealt ma saadan siis teile informatsiooni vastu, kuidas siis on võimalik personaalselt minu kava saada. Ma võin nii palju informatsiooniks öelda, et personaalseid treeningkavasid koostan ma ainult kohtumisel või äärmisel juhul olen ka paar korda teinud üle Skype'i, aga ma pean inimest nägema. Ilma selleta ma treeningkavasid ei koosta, seega ainult kohtumisel. Et see on minu täiesti asi, millest ma ei tagane, sellepärast, et ma tean, et see on mõnedel juhtudel võimalik, on ju, aga mulle meeldib seda treeningkava koostada ikkagi 100% personaalselt niimoodi, et ma inimest näen ja saan täiesti paika panna. Ja tegelikult minu treeningkava on niimoodi ka veel, et ma võin öelda seda kohe, et minuga tuleb mitu korda kohtuda, sellepärast, et niimoodi, et ma koostan ühe treeningkava ära ja kohe tulevad mingid super tulemused, sellepärast, et see ei ole võimalik. Ma pean ikkagi natukene pikemat koostööd inimestega tegema, circa 3 kuud, et siis saavutada see lõppeesmärk. Nii et kirjuta mulle erik@erikkorgu ja ma vastan sulle sinna täpselt, kuidas minuga see asi käib. Nii et, aga ainult kohtumisel, üle neti ma seda ei tee, nii et selleks peab Tallinnasse tulema või siis kui te olete kuskil kaugemal, siis ma võin teinekord läbi hüpata. Ma võin teada anda, et ma tulen sinna Tartu või Pärnu või sinna kanti Google'e, siis miks mitte, võin küll aga tulla, et ei ole probleem. Nii et küllib ühesõnaga kirjuta mulle, ma tõesti vestleksin sinuga sellest personaalselt, siis sa saad mulle rääkida ka, mis su eesmärk on ja mis ma täpselt tegema peame, et siin seda praegu vist arutama ei hakka. Kristi kirjutab, minu ainuke murekoht on kõht, kas kõhulihaste tegemisest ainult aitab? Ei, kindlasti mitte. Sellest ma rääkisin tegelikult natukene aega tagasi ka, siin võib-olla 10-15 minutit tagasi. Sellest ainult ei piisa. Selleks sa pead ikkagi toitumise korda tegema ja kindlasti soovitan ka muid lihaseid treenida peale kõhulihaste, sellepärast, et kui sa teed näiteks 10 kükki versus 10 kõhulihast on, siis sa põletad oluliselt rohkem kaloreid, kui sa teed näiteks kükke ja su toitumine korras, sa tahad kiiremini alla saada, aga kiiremini tähendab mõistlikult, mitte lihtsalt naeruväärselt kiiresti. Ragnar Press kirjutab, mis on toitumiskava hind? Toitumiskava hinnad on kõik kodulehel näha, erikkorgu.ee, sealt minna, kohe ma ütlen, kuidas see täpselt välja näeb, lähete erikkorgu.ee, siis teenuse kirjelduse soovitan kindlasti läbi lugeda, et te teate, millega tegu ja siis osta liitumine ja seal on juba tegelikult kõik hinnad olemas, aga ma võin sulle kiiresti öelda, 1 kuu on 19,90, 3 kuud on 49,90 ja 1 aasta on 99,90. On ka muidugi 36 kuud, mis on 199,90 ja kõiki asju saab tegelikult osta ka nii-öelda kuupõhise maksuga. Nii et sa täpsema ülevaate saaksid, siis soovitan sul minna kodulehele erikkorgu.ee ja sealt sa näed täpselt. Nii, Vanessa, tubli, uuri video algus, sealt sa saad hea informatsiooni juba kätte tegelikult. Okei. Tunnik on täis, teid on 150, üle 150 inimese, mis on väga super number. Kas
palun, Ragnar. Kas kellelgi on veel küsimusi? Nii palju inimesi on, kellelgi ikka midagi on, sellepärast, et ma olen siin, ma hea meelega vastan teie küsimustele, ma ei väsi kordamast mingeid asju, mis siin juba küsitud on, hea meelega vastan ka nendele, sellepärast, et kui inimene küsib, siis ma vastan hea meelega. Ja seda ongi vaja, kui te tahate saada vastust, siis te peate küsima, keegi ei tule teile niisama ütlema. Hetkel ma ei teagi, millest ma tegelikult rääkima võiks hakata, sellepärast, et ma olen juba päris palju rääkinud, ütleme niimoodi, et tegelikult varsti ma tunnen, et hakkab see aur natukene otsa ka saama, aga igasugused küsimused on jätkuvalt oodatud. Nii et andke julgesti minna, et ma olen siin. Teeks niimoodi, et vaataks, et kui järgmise minuti jooksul küsimusi ei tule, siis ei tule, et näete, et siin päike ka juba loojus ära on ju. Vaata, kas ta loojus ikka. Loojus, pimedaks läheb. Aga ma lähen natukene akna juurde, et siis on jällegi valgem. Nii. No nii, läks valgemaks tagasi natukene. Kui sooviks vaid lihastoonust tõsta, Irene kirjutab, kas 2 kuni 3 korda nädalas body balance on okei? Ma pean jälle tunnistama siin natukene oma teadmatust ja ma ei ole 100% kindel, mis asi on body balance, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis mul justkui hakkab midagi ette tulema, et see on mingisugune selline jõuharjutuste ja jooga või pilatese mingisugune miks. Ja kui see on midagi sellist, siis kui see on jõuharjutused ka sees, siis ma arvan, et miks mitte, ma arvan, et kindlasti lihastoonust, ütleme niimoodi, kui sa nüüd tuled selle pealt, et sa mitte midagi ei tee ja lähed siis body balance tegema, siis iga treening mingil määral annab alati mingisugust tulemust, on ju, lihastoonuse mõttes, kui nüüd sellest rääkida. Nii et ma arvan, et annab küll, ühesõnaga, kuigi ma ei ole 100% kindel, mis on body balance, sellepärast, et treeningstiile on nii palju ja ma üldiselt eelistan, ma ei vii kõikide asjadega ennast kurssi, ma viin ennast kurssi sellega, millega ma enamasti tegelen, mida ma soovin ise pakkuda ja kuidas ma siis ütlen, proovin olla selles parim, aga see, et olla parim, see nõuab väga palju pingutust ja ma ei saa sel hetkedel väga palju muudele asjadele keskenduda. Reine kirjutab, super tänan, Reine, suur tänu sulle. Nii, Vanessa veel kirjutab, et ma olen mõelnud jooksmas käima hakata, aga kas on ka vahet, kas joosta hommikul või õhtul? Tead, ma soovitan sul joosta siis, kui sa tunned, et sa oled kõige energilisem. Mõned inimeste jaoks on see õhtul, mõned inimeste jaoks on see hommikul. Siinkohal sa pead lihtsalt vaatama, kuidas sul endal energiatase on ja kui see on sul hommikul kõrge, siis jookse hommikul ja kui on õhtul, siis jookse õhtul. Kuidas sa ise tunned, on ju? Ja kui sa hommikul, kui sa jooksmisega alustad, siis eriti kui sa pole seda varem teinud, siis ma soovitan sul niimoodi, et sa ikkagi enne jooksmist sööd sellise täisväärtusliku tervisliku toidukorra, mis võiks siis olla, kus on ikkagi rasvvalk süsivesik sees, on ju, mitte väga suure portsu ja siis lähed ja teed oma jooksutrenni ära, on ju. Nii et loodan, et sain su küsimusele vastata. Nii, väga huvitav. Kui palju trenni nädalas oleks soovitav teha, küsib Annika. Nii, ma arvan, et mida ma tegelikult kõigile soovitan, 3 korda nädalas 45 minutit korraga on väga-väga hea juba. Kes tahab teha 2 korda nädalas, see on ka juba täitsa hea, kes tahab teha rohkem, peab juba hakkama mõtlema, kuidas ta seda koormust täpselt jaotab, sest ületreening, ei oskagi täpselt selle kohta praegu mingit paremat sõna mõelda, aga ütleme niimoodi ülepingutamine, siis niimoodi sa tunned, et trenn on vastumeelne või sa enam ei taastu ära, on ju, et seda pole mõtet ka teha, et mida rohkem inimene treenib, seda läbimõeldum see treening peab olema ja 3 korra peaks ka tegelikult ikkagi suht läbi mõtlema. Siinkohal võiks ju olla sul sellist 2 võib-olla intensiivsemat, mille keskele jääb siis selline rahulikum treening ja siis, või siis 2 intensiivsemat ja siis 3. treening on selline rahulikum, et sa nädalavahetusel teed mingi kerge sörgi või asja, on ju. Nii et
selline soovitus minu poolt, ehk siis 3 korda nädalas 45 minutit korraga või siis 2 korda 45 on ka juba tegelikult päris hea. Nii et lähtu sellest soovitusest ja mida ma veel soovitan on see, et tee 3 trenni nädalas, see oleks selline hea optimaalne, ära puhka üle 3 päeva, siis sa tunned ennast alati niimoodi sellist mõnusat füüsilist särtsu täis, on ju, et su keha on selline ergas, on ju. Kui sa kauem puhkama hakkad, siis võib selline nagu loid tunne juba peale tulla, nii et ütleme, et üle 2 päeva võiksid trenni teha. Nii. Diana kirjutab, mida süüa õhtul 9-10 ajal, kui kõht tühi, aga viimane eine kava järgi on kell 7 õhtul umbes. Diana, kas sa räägid minu toitumiskavast? Kui jah, siis siin on nüüd sellised variandid, et võib-olla sa sööd siis vahepala õhtul, kui sa seda varem ära pole söönud, aga siin kohal võib ka olla selline teema, et sul on treening või see aktiivsuse tase liiga madal ja sa saad liiga vähe toitu, sellepärast et kui sa tunned reaalselt veel selle ajal, kui sa tegelikult oled ärkvel ja aktiivne, et sul on kõht tühi, siis see tähendab seda, et sul ei ole piisavalt toitu ja kindlasti sa ei tohiks näljatunnet tunda. Vähemalt minu toitumiskavaga mitte. See võib selline, harv nähtus olla, on ju, aga pikemas perspektiivis peaksid sa ikkagi ennast tundma energilisena. Ma eelistan ja eeldan, et paljud minu toitumiskava järgi teevad trenni ka, ehk siis leidma selle õige tasakaalu treeningu ja toitumise vahel. Ja kui sa sellega hätta jääd, siis kindlasti kirjuta mulle ja ma vastan sulle. Aga andes siis natukene spetsiifilisem soovitus, et mida siis süüa, kõige parem on süüa sellistel hetkel näksida, kui tuleb näksimistuju, siis lihtsalt köögiviljad, täiesti toored, lemmik köögiviljad, mille kõrvale sa võid teha näiteks mingisuguse õlitipi, kuhu sa paned siis näiteks mingisuguseid ürte, natukene võib-olla meresoola või siis soja, on ju, segad ära selle ja siis sööd juurvilju. Et midagi rasket pole küll mõtet hakata sööma. Kui sa sööd midagi madalat süsivesiku sisaldusega, sest õhtul neid süsivesikuid nii väga vaja pole, on ju, või kui sa sööd süsivesikut, siis natukene, et siis sa sööd midagi kerget, on ju. Midagi kergesti seeditavat raskeid toite ma ei soovitaks, sellepärast, et see võib hakata und segama. Minul näiteks on nii, et ma söön väga kergeid toite õhtuti. Mis mul seal toitumiskavas on ju. Joogatrenn. Ma ei tea, kes tahab, see teeb, aga ägendal haigelt tehke sellega, sellepärast, et jooga asendis mul just täna oli tegelikult vestlus ühe oma treenitavaga ja mitte küll joogast, aga ma tean, et joogas ja pilateses on sellised asendid, mida peab võtma ja seda algajad tihtipeale lähevad kohe kiirustades tegema, et selleks peavad olema tegelikult ikkagi väga tugevad lihased, et nende trennidega endale mitte haiget teha ja väga hea painduvus peab olema, aga üldiselt kui kellegi tahab joogat teha, et ennast rahustada, paremini tunda, võib-olla natukene venitada, liikuvust parandada, siis kindlasti, aga võtke rahulikult ja jällegi spetsialisti käe all. Ise videode järgi tegemine võib hästi minna, aga võib ka mitte hästi minna. Seega kindlasti võtke endale abiline kõrvale, kes teid siis juhendab. Nii, Lii küsib, Erik, kui ma algaja trenniga, kuidas siis peaks alustama, mis oleks kui 3 korda nädalas, mida sa soovitad? Mida ma soovitan on tegelikult enda treeningkava. Seda ma soovitan esiteks sellepärast, et ma ju tean täpselt, kuidas see töötab, millest see koosneb. Ma ei oska sulle teisi asju soovitada, ma ei tea sinust tegelikult mitte midagi, nii et ma loodan, et sa mõistad mind, et mul on raske sulle konkreetseid soovitusi anda. Aga ma tean paljusid inimesi, kes on tugevas ülekaalus, kes ei ole ülekaalus, kes on hakanud seda treeningkava tegema, mis mul kodulehel on treeningkavade all. Ja nad on saavutanud sellega väga häid tulemusi ja ma soovitan sellega alati lõpuni välja minna. See tähendab seda, et kui sa alustad algajate esimesest tasemest, siis sa teed täpselt nii, nagu seal kirjas on, täpselt nii, nagu ma videodes räägin. Ma annan õpetused ka, kuidas sa võiksid koormust tõstma hakata, kui tihti, kui palju. Et kõik need asjad selles mõttes on see informatsioon on seal olemas ja see oleks number 1 asi, mida ma soovitan. Seega, palun vaata see järgi ja anna mulle tagasisidet, et kui sulle see ei sobi, me võime kindlasti, kellel on küsimusi, kirjutage mulle erik@erikorgu.ee või siis info@erikorgu.ee. Kirjutage mulle ja ma saan juba konkreetsemalt vastata, aga praeguseks jääb minu soovitus siis minu treeningkava, sest
ma ei tea sinust palju, aga ma tean, et paljud, kes seda on teinud, on väga erinevad inimesed ja saavad väga häid tulemusi. Nii et see kava on tegelikult kokku võetud mitmete aastate kogemuse peale. Nii. Diana, juba natuke meelest läinud, et mis su küsimus oli, ma kohe vaatan. Jah, ühesõnaga minu kava. Ma loodan, et ma vastasin su küsimusele ära, Diana. Ehk siis, kui sa tahad midagi süüa, siis kui sul on vahepala söömata, siis söö vahepala ära. Kui sa tunned, et sa oled veel 90 ajal väga aktiivne, aga kõht on tühi, siis ma soovitaksin sul aktiivsustaset suurendada, et siis sa saad natukene rohkem toitu ja võib-olla tänu sellele sa saad siis niimoodi paika, et sa hakkad võib-olla, kui sa juba trenni teed, ma loodan ja eeldan mingil põhjusel, et sa teed seda trenni, et siis sa saad natukene võib-olla aktiivsemalt treenida, et lõpuks nii-öelda siis see kulu ja tulu suhe, ehk siis nii palju, kui sa sisse sööd, versus nii palju, kui sa ära kulutad, saad sa läbi treeningu intensiivsuse paika endal. Nii, tänud, millisest toidust loobuda? Väga lihtne, rämps toidust. Ja kõik teavad, mis asi on rämpstoit. Pole mõtet endale valetada või nalja teha. Te teate väga hästi, mis asi on rämpstoit. Igasugune töödeldud, igasugused lisaained, suhkurt, jahu ja muud jama täis toiduained. Sellest kindlasti loobuda. Karolin küsib, milline on nii nimetatud treeningu vahekord aeroobse ja lihastreenigu korral ühes nädalas? Mina soovitaksin, tegelikult ma soovitan sellist hübriidtrenni teha, mis ongi tegelikult kohe juba aeroobse ja lihastreenigu, ehk siis minule meeldib öelda jõutreeningu, selline kuldne kesktee, ehk siis sinu trenn sisaldab juba selliseid väikseid jookse, sinu trenn sisaldab võib-olla 2-3 harjutust järjestikku, on ju, et sellist mina soovitaksin, aga kui me nüüd räägime sellest, et kuidas leida see õige vahekord nende kahe erineva treeningu vahel, ütleme siis niimoodi, siis mõtle enda jaoks kõigepealt ära mine nagu kahte asja niimoodi püüdma, et siis ka ära mine kahte jänest püüdma, on ju, mõtle välja, kumbad sa enne tahad kätte saada, kas sa tahad rohkem sellist jõudu või vastupidavust. Ja siis tee niimoodi, et kui sa teed näiteks 3 trenni nädalas, siis sa teed 2 jõutrenni, 1 aeroobse trenni. Või siis sa võid ka niimoodi teha, et kui sa teed näiteks 30-40 minuti pikkuse jõutreeningu, siis sa teed sinna aeroobse peale, aga see aeroobne ei tohiks olla siis väga intensiivne. Ja miks mitte ka vastupidi teha, ehk siis sa teed oma aeroobse enne ära ja siis teed kerged sellised jõuharjutused peale. Aga siinkohal muidugi oleks palju parem, kui ma jällegi teaksin sinust palju rohkem, et ma saaksin sulle konkreetsema vastuse anda, et mis su lõppeesmärk on. Nii et Karolin, ma loodan, et ma vastasin su küsimusele ära, kui ei, siis anna mulle märku ja ma proovin jällegi täpsustada. Nii, Tepo kirjutab, tere, ma teen 3 korda nädalas jõusaali ja 3 korda nädalas jooksu ehk 6 korda nädalas trenni. On see liiga jõhker? Noh, kui su keha sellele kõigele vastu peab, enesetunne on hea ja toimub areng, ja see areng pigem ei ole taandareng, siis see pole liiga jõhker. Ma olen ise ka 6 korda nädalas trenni teinud ja tegelikult praegugi vist teen seda põhimõtteliselt, 4-5 korda mõnikord tuleb. Et see, kui ma nüüd konkreetselt mingi talve lõpupoole tegin 6 korda nädalas trenni, siis mul oli väga läbimõeldud see treening ja ma sain pingutada maksimaalselt, aga see peab olema tõesti väga hästi läbimõeldud, et sul toimuks ka areng. Aga mingil hetkel mul enam areng ei toimunud, ma tundsin väsimust, siis ma lihtsalt muutsin oma treeningstiili ja treeningi intensiivsust ja päris palju asju. Sa pead selle õige hetke ära tabama. Muidugi ma oleks võinud puhata 1-2 nädalat ja minna tagasi ja hakata jälle sama asja tegema, aga arengut kui sellist meeletut poleks saanud, sest mul niigi raskused ja intensiivsus tõusis juba, ma arvan, et nii kõrgele kui veel võimalik, sest sellest punktist edasi ja ma ei saa hakata tõstma mingeid ebainimlikke raskusi. Nii et see pole liiga jõhker, kui sul kõik on see ilusti läbimõeldud. Sa võid joosta küll, on ju, ja jõusaali teha, aga lihtsalt sa peed ennast hästi tundma ja sul peab areng olema kindlasti. Või siis sa pead vähemalt mingit taset hoidma. Kui sul hakkab taandareng toimuma, siis see tähendab seda, et see asi on liiga jõhker, nagu sa ise ütled. Helena küsib, et tere, kuidas suhtute rapsiõlisse?
ütleme nii, et ise ma seda ei tarbi. Mulle meeldivad maitsevad teised õlid, küpsetan ma teiste õlidega. Seega ma ei ütle, et ma halvasti sellesse suhtun, aga mõnikord söön, aga enamasti ma söön ikkagi teisi õlisid, seega pigem selline väga ei suhtu, ütleme siis niimoodi. Nii, Laura küsib, kas imetavale emale on hea jooksutreeninguid või peaks tegema midagi kergemat. Ma soovitaksin midagi kergemat teha ja midagi väga intensiivset ma ei soovita kindlasti teha, sellepärast, et kui sul hakkab piimhapet kehas tekkima, kui sa jooksed väga intensiivselt ja sa hakkab piimhapet, hakkab su keha palju tootma, siis mis võib juhtuda on see, et rinnapiim võib muutuda kibedaks ja laps võib-olla hakkab natukene protesteerima selle peale, seega võib-olla midagi kergemat pigem. Nii. Karolin tänab, ma ütlen palun, ma arvan, et ma siis andsin vist hea vastuse, kui tänate niimoodi. Aga nüüd, kell on palju, peaaegu 1,5 tundi on siis live kestnud, selle üle mul on ainult hea meel, aga mu kõht ütleb mulle, et ma peaksin sööma hakkama, kell on päris palju ka, et kuna ma varsti magama ka jään, siis ma pean selle live ära lõpetama. Järgmise korrani ja nagu ma ütlesin, järgmine live tuleb toidust ja ma proovin siis 24 tundi ette teada anda. Ehk siis ma ei hakka seda live ennem tegema, kui mul on täpselt teada, millal ma seda teen. Et ükskord ma tegin sellise üllatuse asja. Okei, viimane küsimus, ärge rohkem küsige, sellepärast, et see on tõesti viimane küsimus, et muidu mul endal siin tuleb mingi maguseisu peale, aga õhtuti peale trenni on keefir okei. Ma ütleks, et keefir võib-olla natukene ühekülgseks, et võib-olla sa paned sinna sisse kas või kui sa tahad keefiri juua, minugi poolest on ju, aga võib-olla sa siis ikkagi paned sinna midagi juurde, näiteks eriti kui sa peale trenni võib-olla paned sinna sisse natuke mingit puuvilja, samas kui sa oled ma ei tea, kas sul on mu toitumiskava või mitte, siis ma panin sinna keefiri smuutid, mis on mitmekülgsed, erinevad maitsed, osades on isegi kookosrasv sees on ju, et see täidab kõhtu ja toidab keha palju paremini kui lihtsalt keefir. Ja ma arvan, et kui sa sinna sisse marjad näiteks paned või siis kas või natukene mett ja oleneb, mis sa selle keefiriga täpselt teed, siis tegelikult ma arvan, et see süsivesik, mis sa sinna lisad, see aitab sul selle maguseisuga ära taltsutada. Nii et proovi selliseid variante, et sa rikastad seda keefirit siis millegi magusaga, aga ilmselgelt mitte suhkruga, vaid siis paned sinna mett, marju, puuvilju, midagi sellist on ju. Miks mitte natukene võib-olla kohupiima panna, et valgu sisaldus tõuseks on ju, see täidab ka kõhtu päris hästi ja aitab maguseisusid eemale peletada. Vot, aga praeguseks siis minu poolt kõik. Tänan, et vaatasite, kuulasite, küsisite. Jah, keegi Sander kirjutab ka midagi, aga olgu, see selleks. Nii, ja ühesõnaga, kõike head ja kohtume järgmine kord. Tšau!